tere! Täna teeme kodumaa sünnipäevaks ühe lihtsa, aga väga eestipärase piruka. Selleks on meil vaja tomateid, võid, Tartu Milli rukkikama, vahukoort, mune ja tavalist nisujahu ja maitsestame seda kõike värske tüümianiga. Alustame sellest, et segame sõelutud nisujahu ära 50 grammi rukkikamaga ja lisame siia ühe teelusikatäiega soola. Ja taina teeme valmis köögikombainis, purustame külma või ja kama ja jahu segu selliseks saiapuru meenutavaks tainaks ja lisame 6-7 supilusikatäit jääkülma vett. Köögikombainis saime sellise korraliku tainapalli ja nüüd rullime ta umbes poole sentimeetri paksuseks. Vorm on juba ette valmistatud, põhja panime küpsetuspaberi, et seda oleks hea lihtne siit kätte saada. Ääred määrisime võiga ja puistasime üle jahuga. Piruka ääre lõikame ühtlaseks, et ta võiks olla umbes 2 sentimeetri kõrguselt. Kuna talvised tomatid ei ole just kõige maitsvamad, siis selleks, et neid maitsvamaks saada, küpsetame nad enne ahjus ära. Oliiviõli, eriti hea on siin kasutada sellist pihustiga varianti. Õige pisut võib-olla pool teelusikatäit suhkrut, soola ja loomulikult musta pipart. Tomatid paneme ahju kõige esimesele tasapinnale küpsema ja keskmisele tasapinnale saame siis panna taina küpsema. Kui piruka tainas on saanud piisavalt kaua külmkapis olla, teeme siia kõigepealt sisse kahvliga sellised augud. Ja et põhi tuleks eriti hea ja krõbe, paneme piruka põhja kõigepealt ahju küpsema koos raskusega. Ja piruka tainas läheb samuti ahju. Kui piruka põhi on ära küpsenud, paneme sinna tükeldatud kitsejuustu, ahjust küpsenud tomatid ja peale läheb selline kreemine segu, mis tuleb 2 munast ja 200 grammist vahukoorest. Kindlasti paneme natukene ka soola ja kindlasti tasub panna pipart. Vispiliga kergelt klopime munad lahti ja vahukoort läheb täpselt 1 pakk ehk 200 milliliitrit. Ja siis siia juurde saame veel panna värskeid tüümianilehti. Piruka põhi on saanud nüüd 20 minutit raskuse all küpseda. Võtame selle pealt ära ja küpsetame veel 10 minutit, et see saaks kuldpruuniks ja eriti krõbedaks. Tomatid on kõik see aeg ahjus ja kui võtame piruka põhja 10 minuti pärast välja, siis võtame ka tomatid välja. Põhi on ahjus saanud kuldse jume ja muutunud hästi krõbedaks. Alustame sellest, et paneme siia põhja peale 200 grammi kitsejuustu. Ja tomateid võib panna täpselt nii palju, kui soovi on. Siia juurde võiksime panna natukene tüümianilehti. Ja tulebki peale munakoore segu. Küpsetame pirukat umbes 20 minutit, võib ka natukene rohkem. Kui pirukas on ära jahtunud, siis eemaldame vormi ja lõikame meelepärasteks tükkideks. Paneme pirukale veel natukene värskeid tüümianilehti. Jahvatame peale natukene musta pipart, et neid maitseid veel paremini esile tuua. Ja ongi aeg hakata nautima. Head isu!